Ma rääkisin teile, et ma ei näe eesmärki, ma pean teadma suunda. Ja selle suuna jaoks on mul üks sisemine heli. See on ka kujund. Ma pean kuulma seda kogu aeg. Ja kui ma selle ära kaotan, siis ma pean jääma seisma. Ma ei tohi edasi minna, sest ma olen kaotanud oma mis see on, raadiomajakas või selle heli, selle tooni. Sellepärast juhtub tihti, kui ma oma teed käin, juhtub niimoodi, et nii nagu sa teed möödagi käies, sa võid näha mingit hoonet, kus kostab pillimängu ja tuled põlevad, rõõmus rahvas sees, lähed sisse, no ütleme, et see on kõrts, toredad inimesed koos, head joogid kõik ja sa istud seal ja ma räägin kujundlikult praegu, ma olen sattunud niisugustesse inimeste ringkondadesse või sellistesse seltskondadesse, või kuidas ütelda. Ja ma äkki, kogu selles suminas on äkki hauavaikus ja see tuleb sellest, et ma olen kaotanud oma tooni, selle heli, mida ma pean jälgima. Siis ma tean, et ma pean tõusma püsti, minema välja ja jääma seisma või minema koguni tagasi. Ma pean tegema midagi niisugust, mida ma tavaliselt ei tee, selleks, et jälle kätte leida, välja peilida oma heli, üles otsida see. Ja kui ma olen selle üles leidnud, siis ma pean edasi minema. Ja hiljem on vahel küsitud, et kuhu sa kadusid, kas me solvasime sind või mis siis juhtus või kuidas ma neile seletan, et ma kaotasin oma heli, oma tooni. Midagi ei juhtunud, keegi ei ole mind solvanud. Aga minu toon, see suund, ma kaotasin suuna, ma pean edasi minema. See on minu. Ma ei saa sinna jääda. Sest võib-olla, et ma võtan omaks nende iseärasused. Nii on ka kirjutamisel. Ma võin lugeda asju, mis mind niimoodi erutavad ja see on kokkupuudetel ka looduskirjandusega, mis tundub väga hoogne ja huvitav, aga ta ei ole minu. Tähendab, mitte seda, et ma peaksin sealt eeskuju võtma, aga ta lihtsalt ei ole minu. See on nii nagu maitse. See ei ole minu maitse, see on teiste jaoks, see ei ole minu jaoks. Ma pean kui ma olen oma ära tundnud, no siis ma pean, nagu Goethe ütles, arendada oma omadusi ja ma pean ka ikka sellist omast kinni hoidma. Mitte seda, et ma võõrast päriselt välistan, vaid et võõras, mis tuleb, oleks tasakaalus omaga. See on kõige olulisem.